Kalle Kütkus Tartu Regiooni Energiaagentuurist. Räägin siis elamute tõusest, renoveerimisest. Meesti räägin veidi selle asja mõnedest sellistest kõrval olevatest tahkudest, millest nagu vähem teatakse. Meie energiaagentuur on paar sõna ka asutatud 2009 ja tegevust alustas perioos 2010. Tegelemegi selle energiatõhususega, ühtlasi ka bioenergeetikaga ja kogu selle säästu propageerimise ja teavituse poole. Nüüd igasugune hoonete soojapidamus on tihedalt seotud sellega, kui palju energia maksab parasjagu, ehk siis võib öelda, et hoonete soojapidavus ja energia hind on sõbrad. Nii kuidas kui palju võimalik on kütta, nii palju ka köetakse. Enamus meie paneelmajadest ja korrusmajadest, enamus inimesi elab sellistes hoonetes, mis on ehitatud siis niisuguse normi järgi, mis kandis nimes teine 379 Rüütelmäe Tekotehnika. See oli siis, selle järgi siis kõik hoonete soojustused, seinte soojustused, katuse soojustused paika pandi. See mõnevõrra erineb sellest normist praegu on ülesehitused, sest tema rajanes mitte otseselt seina soojapidavusel, vaid arvutusaluseks oli temperatuuri lang seina sisepinnale ehk siis kui palju võib seina sisepinna temperatuur erineda sellest temperatuurist, mille õhk on toas sees. Ja kohe esimese pilguga võib öelda, et see on suunatud sellele, et kondensvett ei tekiks ja et sinna seina sisepinda ja et oleks siis seal toas mugav olla. Erinevus praegusest oli ka selles, et eluruumide normatiivseks temperatuuriks oli 18 kraadi. Kui ma siis võtsin selle normi ette ja arvutasin siis palju siis nõutav seina väärtus on, siis paneelmajadel peaks olema 1,1 ja lagedel 0,72. Niisuguseid numbreid seal otseselt ei olnud, et see on siis sellise väikse arvutuskäigu tulemus. Ette võiks öelda, et praegu on see number meie normis umbes 5 korda väiksem. Aga sellised need majad siis kunagi ehitatud said. Kui, siia juurde on siis selline huvitav fakt, et see on 79 seal normi nimetuses tähendab seda, et see on vastu võetud 79. aastal. Erinevalt siis lääneriikidest, kus toimus 2 naftakriisi, 70 ja 74 aastat, siis Nõukogude Liidus midagi sarnast ei toimunud. Ja see paistab ka nendes suuväärtustes, mille järgi projekteeriti. 78 aastal võeti Soomes vastu sellised vastavad normid, mis veel kehtisid peaaegu siiamaani ja mis on enam-vähem samas suurusjärgus või ongi selles suurusjärgus, mis meil praegu kehtivad normid. Nii et siis me jäime nagu 20 aastat maha, 10 aastat vähemalt sellest trombist. Kui me siin ise seiskusime, siis selgus, et naftahind hakkas tõusma meile ka ja kiirelt hakati siis ehitusministeeriumi käskirjadega uusi norme kehtestama. Ehk siis need seinte soojapidavuse normid läksid 2-3 korda väiksemaks või karmimaks. Nagu juhtus ka lagede normidega. Ja 92. aastal juba kehtestati sellised numbrid, kus on siis kirjas, et palju võib kuluda ventilatsiooni ja kütte peale ruutmeetri kohta aastas. Ehk siis need on samasugused ühikuid, kui praegu kasutatakse hästi laialiselt. Kõik need energiatõhususe nõuet võiks öelda, et vanaisa oli juba kehtestatud 92. aastal.
Nüüd siin need taga, need punased numbrid, need on need numbrid, mis kehtivad praegu sarnastele praegused nõuded rekonstrueeritavatele elamutele. Numbriliselt need nii väga palju ei erinegi. Ainult, et nendes tagulistes numbrites on sooja, vee ja elektri osa ka sees. Tegelikult see asi ikka nii hull ei ole. Ja juba 1992. aastal nähti ette, sõnastus on selline põnev, uute ja rekonstrueeritavate tootmise või loohoonete projektides mehaaniline ventilatsioon heitelu soojuse ära kasutamiseks. Ma arvan, et seal kõikides projektides nad kindlasti olidki need ventilatsioonid sisse joonistatud ja ehk siis ma ei tea küll, kas neid, kui palju neid välja ehitati ja veel vähem neid pandi kunagi tööle. Et sellest ei olnud sõnagi, et need peaks ka välja ehitama, aga normid on projektides kindlasti olemas. Praegu kehtivad nõuded on siis ehitusseadusega ja selle alamdokumendiga, mille nimi on energiatõhususe miinimumnõuded 2007. aastast. Ja seinte soojajuhtivuse väärtused on 0,2 või 0,25 ja katused, põrandad, uksed, aknad siis vastavalt nii, kuidas siin näha on. Uste ja akende kohta võiks öelda, et minu teada praegu Eestis kõige väiksema numbriga aken, mis toodetakse 0,8. Ja sedagi tööb ainult üks tootja ja ühte mudelit. Ja 1,4 on niisugune number, et tõenäoliselt kui teha praegu selline, kes pakub vähem plastikraamidega akendele pakkumine, siis need kindlasti 1,4 välja ei pea, et nii saab palju suurema numbrina kuuväärtusega. Et need on nagu üpris karmid normid, mis praegu kehtivad. Mõnedes minetikuga muidugi. Ja siis on selline nõue nagu õhulõike arv, mis näitab siis maja tihedust. See näitab siis, et 1 kuupmeeter ruutmeetri kohta välispiiret võib õhku majast välja minna, kui välis- ja siseõhku vahe 50 paskalit. Eesti keeles tähendab see seda, et tegelikult tuleks panna aurutõke igale hoonele sisse, muidu seda kindlasti kätte ei saa seda numbrit. Ja seda mõõdetakse siis niisuguse aparaadiga, mille nimi on blower door. Mina olen püüdnud lansseerida sellist väljendit selle kohta nagu puhkuks. Ehk siis käib nii, et võetakse välisuks ära majal, pannakse kõik aknad kinni, ventilatsiooniavad kinni, kõik avad, mis kinni käivad, pannakse kinni ja siis puhutakse siit 50 paskalit üle rõhku või jalarõhku. Ja siis mõõdetakse, palju seda õhku siis sealt läbi läheb. Selle järgi hinnatakse siis hoone tihedust. Ja siis energiatõhusus peab olema siis 180 üksikelamutel ja 150 korterelamutel. Üpris rahvusvahelises näituses üpris hea number. Ja siis see hoone energiatarvet